pagan niinimetatud Isamaa sõja võttis osa. Ja nüüd Eesti Vabariigi taastamisel täpselt samad. Sellepärast, et venelased ei tahtnud seda kangesti Eestile tagasi anda. Ütles, et ahaa, kui eestlased tahavad seda tagasi, nemad teevad temast kohe rahvussümbol. Ja see on fakt, et oli niisugune asi, et no neil on õigus, me ei ole eriti suutnud teha. Ja 92. aastal see oli esimene nii-ütelda merelaev, mis tõstis üles Eesti rahvuslipp. Sinna tuli kokku seltskond Punaarmee aastapäevaks. Aga juhuslikult selle seltskonnal oli kaasas vana grammofon. Grammofonile unustatud juhuslikult Konstantin Pätsu kõne 39. aastal. Juhuslikult härrasmehel oli kaasas Eesti rahvuslipp. Ja juhuslikult siis hommikul niisugune asi, et mastis oli üks nöör juhuslikult ja see tõsteti niimoodi üles, et pool Tallinnat nägi Eesti rahvuslipp. Nende venelastel või nende punastel oli too aeg teatud mõttes oli isa ka tuntud Paljassares seal Jevgeni nimeline kodanik Paagan pärit töökoha kaudu tähendab ja see Paljassare sadama riik on laev seisis tol ajal. Nii et see laev on tõesti väärt seda, et teda väärtustati niimoodi rahvus tasandil. Plaanid korda teha ja ainult 2 võimalust. Korda teha või mitte korda teha. Ja kolmandat nagu ei ole. No tähendab riik oma, kui ta ka ei ole ametlikult sümbolist kuulutanud, ta on sisuliselt nagu nii riigi järjepidevuse sümbol. Ja kui teda korda temale kulutusi ei leita, siis Estonia nimeline laev läks putsi, tähendab ühe kiirelt ütleme pauguga. Aga tema hukkub siis aeglaselt. Põhimõttelist vahe ei ole ju. No see oleks skandaalne lugu muidugi. Siin ei olegi palju juurde lisada. Ta on rahvusvaheliselt väga tuntud ja ainuke Baltimaades sellinud aurulaev sõjalises iseseisvuses. Ja ta on maailma suurim oli 2 maailmasõja säilinud jäämoon. Võid veel, kui Eesti juurde. Tiitlid on ta palju. Ta on väljaspool igasugust konkurentsi, tähendab selle sümboli rolliks. Ja teist niisugust järele ei tee, tähendab. Ütleme, ta on nagu oleks siis ka Baltikumis liigi hävinemine bioloogide kõneproovil oleks. Isegi ükskõik milline teine mälestuse liik on, üks paljudest hävineb ka väga lugupeetud objekt. Ikkagi teised jäävad alles, aga selle kõrvale ei jää mitte midagi. Nii et väga kiiret abi on vaja riigi poolt eelkõige. Ja kui riik ennast näitab, siis tuleb ka sponsori abi. Sponsorid ei pea riigi poolt kaitse alla võetud objektiga riigist eespool käima loodusabi. See on päris loogiline. Kuigi abi on teretulnud. Me hästi lühidalt rääkisime midagi, aga me läks nii pikaks see jutt, et siin on videoga saab lõigata palju. See saab välja võtta. Kui ma hakkasin pihta eelmine suvi ja mõtlesin, et teen ka pooletunnise filmi, nüüd ma olen juba aasta otsa tund ja lähen poole tunniga. Ma ei tea mitte kui midagi. Kel see teema on talle südame lähedal. Seal olite praktikas, ta nimi oli kompooside vaheline päeva peal. Osanikud on
nende tööde tegemisega läbi rääkida. Nad teevad eelarved ja kalkulatsioonid ja laseme teistel ka teha ja siis võrdleme, kuidas pakub välja ja nüüd jälle vähempakkumise teed. Millest me ütleme nii raveleme, millest me võib-olla kunagi välja tuleme. Kas siis võitjatena või kaotajatena. Aga juba see on see, mida tuleb teha, mida ületada. Tasa. Ja tämä on noin 15 milliä alla. Meillä on promopuoli pikkusen kallella. Tuo puoli on tasaan, iskon selkä on tasaan ja tämä on noin 15 milliä alempana. 2 minuuttia puhuttu. Eikö tätä voi pikkusen vielä nostaa? Että on heti niin kuin vastassa. Joo, kato heti kun nämä vetävät, niin se tulee. Promo tulee vastassa. Ja ta bort klappen i bara.
Sinulla on Veega mutsikolla. Anteeksi. Sinulla on Veega. Minulla on Veega. Tai siellä on Veega, sulla on merikielitähdet. Joo, kyllä. Se on sinulla. Ei ole minun, vaan Pietarsaaressa on perustettu säätiö, jossa on mukana 5 pietarsaarilaista, siis Suomen kansallisia, ja Urmas Dresen täältä Tallinnasta edustamassa Tallinnan merenmuseota. Minä olen sitä kuullut, että Suomen yhden Pietarsaaren mennyt Björn Tallqvist. Oletko sitä mies kuullut? Björn Tallqvist. Tämä on Tarttusoji. Tämä mulle rääkkisi, että on olemassa. Kyllä tämä nimi on minulle ollut. Tämä on Dahlqvist Bjarne. Ja. Kyllä, se on, kyllä, Bjarne Dahlqvist enemmän. Eikä Björn, Bjarne, ja. Kyllä, tunnen ja hänkin tietää, kuka minä olen. Tämä on mulle sellaista kuulusta. Jaha. 2 aastat takaisin. 2 vuotta. Ja niin. Minulla on museo. Aga Purja Raavi mä näen niin läheltä ensimmäistä kertaa. Nyt meni taas liian hankalaksi. Jaha, sillä lailla. Joo, periaatteessa minä olen samassa asemassa. Kyllä minä olen tätä nähnyt pari kertaa aiemmin täällä telakalla, koska minä kävin täällä ensimmäisen kerran, oliko se syyskuussa muistaakseni viime vuonna. Kuinka paljon se aika nyt? Noin 10 vuotta. Riippuu tietysti siitä, että miten me saadaan rahavirta juoksemaan. Mutta joka tapauksessa tässä vaiheessa vielä on parempi meidän puhua 10 vuodesta kuin jostain muusta. Kuinka paljon se projekti maksaa? Miljoona ja vuosi. Niin. Suurin piirtein. Tanskassa on yksi siisti puolella Kopenhagenissa. Se on viimeinen. Tämän kokoinen vai isompi tai pienempi? Jaha, selvä. Joo. Siellä pitäisi tuomaan Estissä yleisesti keliöistä. Joo. Onko se Hylkynen siellä Köpiksessä vai? Tämä on satamassa ja täällä on jopa völkää, joka on seisonut siellä. Täällä on jopa siellä satama völkää 300 000 taan krooni. Se on kyllä maksimassa. Se on meidän jaoks suurta. Ei ole vielä niitä meistereitä ja ei ole sitä rahaa. Joo, kyllä meillä on sama ongelma periaatteessa. Mutta me eletään siinä uskossa, että kyllä tämä kanssa nyt, kunhan sitä saadaan Pietarsaaren tai Suomen puolelle, niin kaikki ovat tähän asti sanoneet, että ei me uskalleta uhrata mitään rahaa, jos ne jää Viroon. Mutta kun saadaan Veega Suomen puolelle, niin silloin on uskovuus tähän koko projektiin huomattavasti suurempi. Se on pitkä raska reisi. 3 vuorokautta, jos yhtä kyytiä voidaan ajaa. Tämä Venäjän kapteeni väittää, että hän vetää tätä noin 8 solmun vauhdilla. 8 solmun? Ja se tietää silloin 3 vuorokautta, jos yhtä kyytiä mentäisiin. Mutta nyt Suomessa on juhannus eri aikoina kuin teillä täällä. Joo. Ja näin ollen me yritetään, että tultaisiin Pietarsaareen vasta maanantaina. Silloin kun teillä on juhannus ei kun teillä on, juhannusaatto teillä on tiistaina. Silloin otetaan Veega maihin Pietarsaareen. Sillä vielä mennä jälkeen. Anteeksi. Mennään kuksoidaan. Joo, kyllä. No se on suhteen ja onnitellen sille reisiksi. Kiitoksia. Tarvitaan kovasti. Ja rahaa paljon. Kiitoksia.
Samoin teille. Joo, raha on ikäs puolta probleemiksi, kun väylä itse asiassa. Jaa, okei. Okei, onks hyvä näin? Kiitos. Kiitos. Minä katselin tuota jollain. Mutta niitä Siitä huolimatta se on nätti. Se on vanha noin. Joo, kyllä. No just pikkupoistele on parantunut. Joo. Se on nyt 4 mikä voisi siis nyt Tämä on erittäin nätti. Mä vaan ostin sen uudelleen. Sitten kun me ollaan tehty uusi, niin voit ostaa tämän minun. En tiedä. Meitä on menemään tehdas. Jaa. Muovipaatti okei. Mutta tämän mallinen muovipaatti, niin silloin siinä on jo jotain arvoa. En minä halua normaalin muovipaatti tän perään. Ei. Mutta taas jos puinen paatti roikkuu taavetteissa, niin sitä ei voi käyttää, kun sitä tarvitaan. Joo. Silloin se vuotaa vettä. On. Ainakin nää reelingit. Ei tää oo tanssi, se on pehmeä. Joo.
aastasele juubelil. Täpselt. Need on head, et see, kuidas võtta, väike vend oli suurene vennale küll. Väike tuli suurega tuli küll. Väga meeldib. Ma juhuslikult sattusin, ma ei osanud nüüd, ma käin Tallinnas nii harva juba, et ma ei pannud tasku neid suure tõllu pilte, mul on päris korralik kogu. Mul on pilt, kus katilt monteeritakse, aga kuidas see katilt monteeriti siia siis? Kas see korstin oli ära või? Jaa, siis nad lõikavad terve selle teki osa lahti. Teki pealt läks siis? Ja siis kraanadega tõstavad seest välja ja kraanadega sisse. Mul on niisugune pilt, kus on katel on siin teki peal ja läheb alla. Jaa, muide ma olen seda pilti kusagil kellegi käes ka näinud. Aga ma nägin seda vist Soomes veeteede talituses. Aga kas mehaanikuks oli siin ka Murdlaine, niisugune mehe nimi? Murd, jah, on. Vaat tema kogu on minu käes. See terve tähendab... Tema fotokogu. Ja raamatuid ja niimoodi. Ja neid asju, see on ka mehaanikutega seotud. Aga kes esimene kapten oli siin? Siin oli kapten Valter. Vaat tema pilte on mul palju, sest ta oli Käsmuga seotud. Tema vend oli Käsmu verikooliõpetaja. Onupoeg oli, seal vennapoeg oli Sahto. Aga mul on ta proua pilt, kus ta on prouaga ja õega ja kus ta on veel vennaga kahekesi peale sarjaks pilt. Benno. Hiljem ta elas seal Paljassaare. Ja. Mõlemad elasid. Rudolf elas küll. Aga tema oli, kui oli Benno välja sõitnud siit, siis oli etendus ikka olnud täis, need mehed olid ikka kuulamas, et komando oli käinud üle sadama ikka, ta oli nagu etenduse mees ikka. Ei, asi ei ole mitte etenduse mees, asi oli see, et ma olen rääkinud sellest, et isegi siin nüüd 5 aastat tagasi ma olin Vändra metsas, Hüpassaare. Ei, nii, seal kus Mart Saare kodu. Seal tuli minu juurde üks vana metsavaht, 80-aastane mees. Ja küsib mu käest, et kuule, kas sina on nüüd suurtõlukapten? See et jaa. Näost kohe ütles ära, jah? Nii, ei, ta oli kuulnud ja niimoodi, eks ole. Ja siis ütleb, et tead, et kuskil 30. aastatel olid nemad tulnud oma isaga, tema oma isa. Tulnud 2 hobusega Tallinnasse. Nii. Ja siis, kui nemad olid oma asjad ära ajanud, isa oli toonud teda kaubasadamasse ja näitanud, et poeg, vaata, see on see suur tõll. Nii. Milleks tähendab see asi? Et mismoodi Eesti rahva hulgas oli see suur tõll populaarne. Et isegi mingisugune Vändra metsava näitas oma pojale. Ja see, et kui suur tõll tuli sadamasse, tal on võimas vile. Hästi võimas vile. Siis rääkimata sadama lastest, kõik jooksid suurt tõllu vaatama. Ja inimesed. See oli sündmus, niisuguse kohaliku tähtsusega sündmus, aga see oli sündmus. Ei, ma seda usun ka, aga muidugi see Benno Valter oli ka vastav mees, kes seda sündmusest tegi alati. Sündmus oskas teha ka niisuguse paraja... See oli peabki. Niimoodi selge. See peabki. Teine laev, mida alati vaadati, oli muidugi Tormilind, see Käsmumeeste laev. Ja see Purjek. Nii et 2 võib-olla, 2 niisugust... Just oligi, tähendab, üks oli nagu ühe ajastu ja teine oli teise ajastu. Mina ei ole siin peal käinud, muidugi ma olen palju näinud ja pilte, aga jah, huvitav. Kahju, ma toon nüüd muidu, mul on põhjust teinekord veel tulla siis. Muidu mitte. Ma eelmine kord juba lubasin, aga minu pea on niisugune vana pea ja ei pea kinni asju. Aga kui tore, kui ma näeksin seda seest ka midagi. Asi ongi niimoodi, et me ilmselt läheme vaatame siit seest. No, ta ei ole muidugi enam see, mis ta oli. Ja kui me räägime niimoodi, tähendab, kus me selle laeva saime tagasi Vene sõjaväe käest. Ta oli natuke veel kurvema välimusega. Näiteks meil on üks huvitav pilt, on kus siin sama sahtri peal väike kask kasvab. Nii, siin oli puittekk pihal, see oli kõik mädanenud. Liha sai ise teha siis, jah? No jah, just, ja ta oli väga kurvas. Puitekk oli ikka, jah? Nüüd te panete uue paata. Ja, nüüd on tähendab puitteki materjal osa on olemas.
me peame panema, aga on nagu, ei taha alati rääkida, sest kuramuse raha. Meil Eesti riigis on see probleem eriti, mis puututab kultuuri, teil ei ole sellest vaja. Kas vähe raha või palju või? Joo, meeletult palju. Suurest rahast ei tohi rääkida, siis tulevad vargad, aga vähe siis saab ikka kurta ju. Jaa, kui ütelda, et üks hea mees lubas miljoni, siis sellest miljonis ütles, et ei, miljon natuke palju, et võib-olla pool sellest raha. Ja lõpus, kui oli riigi teates, siis oli 50 000. Isegi, aga... Mis sest teatada siis üldse? Ma lasin siin teha ütelda tualettruumi. See 50 000 ei saa vist? Selleks 36 000. Siis tagasihoidlikult tegite siis? Ma tegin ja siis ka veel öeldi, et palju olete raisnud. Nii et meil on suured rahad on liikuvad. Nii et Kemmerg on juba valmis? Ja, Kemmerg on valmis. See on ka suur asi, suure laeva kohta. No nii, asi on see, et praegust ma ütlen, kapteni silda ma nagu ei tahaks viia, kuna ta on meil nihukses, aga sarnasel juhul võib ta viia ja näidata, kui ilus ta on, jutumärk. Ta oli 2 korrust. 2 korrust. Asi on see, et see teine korrus ehitasi talle peale 26. aastal. Tema oli üldse ennem 1 korruseline. Aga siis, kui tema tuli Eestisse, siis talle tehti niisugune remont, küllaltki hea remont ja ehitati teine korrus peale. Ja meie praegust ülesandeks ongi niimoodi, et proovida teda taastada nii, nagu tema oli kuskil 26. aasta. Selles peale? Jah. Aga mis tal teine peale tehti? Asi on see, et kui me lähme üles silda, siis on see, et ülevaade jäi liiga madalaks. Selles lihtsalt selle pärast? Jah, ülevaade jäi liiga madalaks. No jah, ta on ju madal. Jah, et ei näe... Ta ei näe eest üle... Jah, mida ta tähendab ühe sõnaga sillast... Ahtlasti üle ei näegi? Ei näeb, jah, midagi. Selle pärast tähendab tehti ja muidugi see oli väga õige, et seda tehti, kuna teistel jäämurdjatel oli ka niisugused 2-korruslised sillad ja kõrgemad sillad. Teenistus käiski üleval ikka? Jaa. Aga mis siis alla jäi? Jäi niisugune nagu kaardikamber. Kaardikamber ikka? Jah, jäi alla. Ja see arhitektuuriliselt on täiesti selle sajandi vahetuse tähendab arhitektuur ja ta klapib igat moodi. Ta klapib. Ma seda, et ma ei ole mäletanud. Jah, see on... Kas ma tegid ka ma need rukkad sinna tuulevarjus olla? No jah, ja siis need kurepesad või kuidas neid kõrval nimetavad tüürimehed. Et ongi, et vanasti oli kapten kogu aeg väljas. Ja, see ilmastikku hakati ka nii palju jälgima. Jaa. See oli minu arust ka just seda mainiti, et näed, kas ma lähen, mehed on nii palju ikka hoolitsenud oma kaptenit eest, et tehti siis ka tuulevarju. Tuulevarju, just. Ega see tervis oli ikka mere peal, see tuul oli ikka. No jah, vaadake, asi on see, et too aeg oli ikkagi tüürimees tuli välja meresaapad jalas, mingisugune kasukas seljas, vormimits peas. Ei olnud niimoodi, et tuli lühikeste varrukatega ja niimoodi. Ei noh. Nagu tänapäeval. Mere peal ilm vastu. Viimased aastad mind teatud mõttes nimetati ka Kolumbuseks. Sellepärast, et ma oma noori tüürimehi ütlesin, vahi jooksul sa pead väljas käima. Ma ütlesin, et miks? Meil on magnetkaart olemas, mul on lokaator olemas, mul on autoroolimees olemas. Mul ei ole vaja tähendab välja minna, tuli vahti lühikeste varrukatega pluuse seljas, lipp sees. Isegi mütsi ei suvatsenud vahest pähe panna. Sellest on juttu olnud, kui oleks väljas käinud, ei oleks kividele sõitnud, eks ole? Mis siin Helsingi all läksid ju? Täpselt. Nii et ega selle... Ja mina ütlesin niimoodi, et iga tüürimees peab teadma, mis ümberringi toimub. Ja mitte üksi teadma, vaid tundma. Seda nägema ka veel. Just, ta peab tundma. Ja kui sina oled mingisugune kinnises metallruumis, olgugi suured akmed ja puha kõik, sina ei tunneta seda, mis on. Eriti ööaegu. Ja siis noored tüürimehed ütlesid, et meil kapten on nagu kuramuse Kolumbus. Et Kolumbus sõitis, kogu aeg oli väljas ja seadis nina tuule järgi. Nii et
tuleb uuesti avastada jälle. Kohe kusagil tuleb pihta hakata nullist. Aga see on jälle nii, et ranna meremehed kõik sõitsid väljas. Metskapten, metsa järgi, eks ole. Nina väljas. Ei see on tõesti, see oli ju Helsingis oli see ju selge näide, kuidas läksid ju. Need näiteid on väga palju. Näiteid on väga palju, mis just sellepärast, et tüürimehed liialt loodavad oma aparatuuri seal. Ja muide, võt selle laeva arhitektuurist jälle. Et kui me vaatame tänapäeva, tähendab laeva arhitektuuri, eks ole. Tekk, mina nimetan, need on nagu saapakarb. Kõik on täis ehitatud. Natuke on laeva nina ja ülejäänud on neljakandiline karb. See on täitsa. Muidugi, seal on salongid ja basseinid ja kõik niimoodi ole. Kõrtsid ja värgid. Jah, aga kui vaatame seda laeva, siia teki peal oleks saanud ju kõik ehitada. Ma vaatan üllatusega, et ta nii tühi on, nii lage, jah. Ei osanud selle peale tulla. Jah, aga siin on tähendab 2 põhjust asjal. Põhjus on selles, et sõites talvel miinustemperatuuride juures, tormi ilmaga, kui vesi käib kogu aeg üle, ei ole jäätumispindasid. Laev ei jäätu peal. Mis on väga ohtlik laevale, kuna siis metatsenter muutub. Kas see on väike, et see vind? Aga kui siin oleks veel mingisugused teki ehitused kogu aeg ja niimoodi, need pinnad oleks suured. Ei sööti, jah. Laine käis vabalt siit läbi. Ja see ei külmunud siis, jah? Jah, ta ei külmunud pindu, see on vähe. Selles mõttes. Ja teine asi, et tol aeg 13-14 aastal, kui see laev ehitati, ei olnud niisugust soojustusmaterjali. Kui tänapäeval on igasugune... Kütad juba nii palju... Just, isolatsioonmaterjalid on tänapäeval, eks ole, isoleerib selle metalli ära ja ta on termo niimoodi. Aga siis ei olnud seda ja sellepärast ei ehitatud jäämurdjatele niisuguse teki... Kütet hoiti kokku ikka. Kütet hoiti kokku ja inimestel oli mugavam ka elada. See on selle laeva üks oma pära. Ja sa saad ikka siin liikada ühest tekist teise, ei ole mingit probleemi. Kui sul on ehituspead, sa ei saa ju, sa pead läbi juuste ja ei teoks korda ringi minema. Selge see ja muidugi siin, me naerame siin, et siin laeva peal on poisid õppinud mootorrattaga sõitma. Ei, võib või sõita küll, jah. Siin on nii see. Lähme vaatame seda silda, paneme kokku muidugi. Üks moment, jah, ma võtan võtme. Aha, ilma võtmeta ei saa sildagi. Keegitati kohe maha auk. Kattel sisse, ma kutsin ette suure käid.